Valgasse tulevad, saavad osalust ja medalid Valgast, nii et Valgasse saabujatele antakse medal kohe. Я его вижу, я за ним. Он наблюдает. Noored, kes on D-klassi. Meil on siin ühe noormehe number. Как раз вместе, я просто в экран смотрю. Võitma on variant tõesti, et nüüd veel ka teine number ja tunnustame poisi nime teada noormehele välja anda ja Папа возле вот этой желтой четверки, видишь, в желтых футболках? Päästevist on olemas siis pääseb veepeale. Kõik, kes täna soovivad kaasa lüüa sellel siis püha harjutamisele. Он прям возле них. Видишь, он впереди них. Ja Eesti pilt on vaadata. Erinevad siis veesõidukid siin ja paadid nähtame rohkem näeb päris palju ennast alga ka. Видишь, он впереди них. Standid vist oli paus. Nii et peab ettevalmistust, usun, et olete ilusasti stardid valmis, kelle vaja siis on ka turvavarustus olemas ja siit stardist minnes siis proovige stardivisinas tasakaalu säilitada, las kiiremad paadid lähevad ees ja need, kes aeglasemad paadkonnad on, võite siis tagapool püsida ja seal esimese stardiliini peal ka tavaliselt on meil olnud tegemist, et vaate sinna paigale ja püsida saada ka, et sealt siis võivad kogenumad võistlejad koha sisse võtta ja siis me saame siin igati määrustepärase ja korraliku stardi anda, aga siinkohal kasutan võimalust ja annangi sõnajärje üle Krisvale, et tema ilmselt selles maailmas ja temaatikas on kompetentsem kui mina. Давай. Nii, tere, kõik tulevad tagasi. Kõik tulevad tagasi punaste poide vahele. Kõik liiguvad tagasi. Папа там вот возле этой желтой четверки стоит. Stardini on 5 minutit. Kõik tulevad tagasi. Stardini on 5 minutit. Kõik teevad väikse ringi ja tulevad tagasi esimene rida punaste poide vahele. Kõik tulevad tagasi. Tagasi, kalumehed, kõik tagasi! Kalumehed, kõik tagasi!
Lihtsalt ka tagasi sealt! Tagasi kõik! Tagasi, kõik tulevad tagasi punaste poide taha. Suured punased pallid on, kõik tulevad tagasi. Tule siit ära, Urmas! Võtame maalt praegu! Ei liigu edasi, lähme tagasi poide vahele! Poi vahele lähme! 10 tuleb tagasi. 127, 14, 51 tulevad tagasi. Kõik tagasi. Start 1 minuti jooksul. I guess we better stop him. Send us a message that they can take whatever they want, but we will send them a message that this is our land. No nii see start anti, nii enam-vähem ütleme, olid siis paatkonnad poide vahel edasi-tagasi ja vähe läks 142 paatkonna. Päris kaunis on vaadata siin, no vaatame siin tagapool, üks mees on suisa tavalise paadiga siin, Pühajärve paadimees on minemas, millegipärast siis tagumine ots ees sõidab, kas on mingi kihlvedu, et tagurpidi peab siis selle distantsi läbima või tõesti meil siin siis Vetelpääste jaama paatkonnaga tegemist on sellise sõiduvahendiga, võtab muidugi üksjagu aega, et seda 5 kilomeetri pikkust ringi siin Pühajärvel läbi teha, aga kiiremad siis osavõtjad juba 21 minuti möödumiselt stardist on finišis tagasi, nii et siin paatkonnad jõuavad ja kui nüüd õigesti silma, siis seal on tõesti 3 paati, 3 ühest paati on koos ja 3 ühest on seiramas seal 4. kui praegu jätta selle siis saatva mootorpaadi varju, aga tõesti 4 süst on seiramas ja vaatame praegu siis, kas tuleb vahe just sisse meie silme all. Üks võistleja kipub siis sellest tempost praegu pudenema, selgelt on siis raskeks, võetakse veel see tagumine märk sealt ka ära, milline jääb osavõitjatest vasakule, nii et veel sealt see kaar tehakse, nii et ühtekokku isegi vaata pikemal distantsil kui 800 meetrit meie nägemisulatuses tullakse ja nüüd üks mees selgelt pudenes tempost, ei jätkunud jõudu enam distantsi viimasele kilomeetrile ja praegu siis 2 meest, kes need võiksid omavahelises konkurentsis olla, kas need on Alupere, Tootsi või on siin Alupere ja Martin Luik või Tootsi ja Martin Luik või keegi teine, 3. või 4. sellesse konkurentsi sekkunud, seda praegu ei oska kinnitada, aga saame siis teada, kui paatkonnad juba siin kaldale lähemale jõuavad ja ilmselt siin on ka neid siis mehi-naisi, kes meie arutamisparemikku kuuluvaid sportlasi teavad paremini ja nad juba sõidustiilist ära tunnevad, aga igal juhul praegu siis näeme, kuidas 2 kanget seda viimast märki veel võtmas on ja sellel 400 meetri pikkusel siis ajalõigul on üks võistleja 2 tugeva
oma tempost pudenenud ja näeme, kuidas Taamal on tulemas veel ka 4 süst, kes on just nimelt sellele mehele ja näeme, kui napilt filigraanse täpsusega praegu ja nüüd on algamas meie silme all siis finišispurt ja vaatame, kes selles finišispurdis praegu igal juhul üks võistlejatest näitab ilmselge sprinterlikke võimeid ja tasa finišis tullakse, kes nüüd keda siin teemas on ja vaatame numbri all ja näen, see on number 2 Tarmo Tootsi ning numbri all 1 Kaarel Alupere ja valdkondade liikmetest näeme, kuidas Tarmo võtab tänavuse siis Pühajärve aerutamisregati võidu oma valdkonnakaaslase Kaarel Alupere ees ja sellel aastal sedapidi Tootsi esimesena üle finišijoone, Alupere teisena ja numbri all 11 German Orlovist tegime siin juttu täna ka kolmandana üle finišijoone ja siis paatkond numbri all 112 lõpetamas Dima Jasev, Aivar Virunen, Aleksandr Tsõbul, Sergei Gabrilin neljastest kiiremana üle finišijoone ja nende järel omakorda 15. numbri all Nikita Muurin, mees, kes meil Euroopa meistrivõistlustelt on toonud siin A-klassi noormeestest noorte meistrivõistlustelt suurepäraseid tulemusi, on praegu siis järjekordne lõpetaja üle finišijoone, tema järel numbri all 4 Martin Luik Mullune, siis teine mees numbri all 7 Allan Oim jõuab finišisse pärale ja nende järel alles siis läheb natukene aega, kui järgmine neljane on tulemas ja siin finišijoone vahetuste lähedusse, kui numbri all 112 Dima Jasev, Aivar Virunen, Aleksandr Tsõbul, Sergei Gabrilin, veteranide 4 süst, täna siis 4-stest kiireim rajal ja vaatame, siit on praegu tulemas, märkame seal numbrit 1 ja 1 mehe järelt ja kas tuleb veel number 9 ja selles vaatkonnas Rauno Heid, Sven Somelar, Andrus Konsa, Priit Kärg 4-stest teisena üle finišijoone ja vaatame, kes võiks olla tänavu siis naiste kiirem praegu hetkel on vaid jõudnud pärale süstad, süstadest numbri all 8, järjekordne lõpetaja on Vitali Sõõritski, Tallinna Põhjakotka spordiklubi esindaja, Vitja järel numbri all 3 Kristjan Oras on ületamas lõpujoont ja numbri all 21 praegu tulemas Edvard Lall, Narva noormehega tegemist on, Edvardi järel vaatame siin ka juba rahulikult finiši joonele lähenemas Kaspar Suva, Tartu Sõude ja siis akadeemilise klubi esindajaga tegemist ja numbri all 125 on lõpetamas täna Aavo Faber, Eduard Taivere distantsi ja näeme seal päris tiheda seikluses on tulemas ja segavaatkond, kas on lähenemas finišijoonele, täpselt nii on, 14 Peeter-Paul Panov üle finišijoone numbri all 22 Vitali Kuzmin ja nüüd segavaatkondadest numbri all 126 Margit Kaljo, Merike Rahnik, Andres Naar, Uko Kõrge üle finišijoone, kõik tuntud nimed, kelledest siis kindlasti Margit Kaljo, Merike Rahnik mitmel aastal olnud Põhandu paabirallil kiiremad ja Uko Kõrge ju aastaid tagasi on kuulunud Eesti aerutamisparemikku ning numbri all 16 jõuab üle finišijoone Otto Kurv, Tallinna Põhjakotka spordiklubi esindaja Otto järel on siis kusagil 60 meetrit tühja vett ja järgmine paat on tulemas, vaatame daamad siis järjest rohkem paatkondi 142 sealt saare tipust nähtavale ilmub ja vanakuradi tosinega numbri all 13 Kevin Kriisa on jõudnud üle finišijoone, Kevini järel tulemas nüüd 2 4-st ja 1 ühene pressimas seal võileivana ennast 4-ste vahele numbri all 122 Raul Vello, Toomas Helmet, Roland Põttik, Raiko Uuri, nende järel numbri all 30 üle finišijoone Maksim Mavrovski, spurtimas siin veel numbri all 5 ning Jüri Juurikas ja numbri all 113 neljane, kes üle finišijoone äsja jõudis Andrei Solovjov, Vladimir Zaitsuk, Oleg Gorov, Aleksandr Dubrovin, Narva paatkonnaga tegemist on ja tähelepanu tervitame finišis. Numbri all 39 esimesena Joosep Karlsson on kanuumeestest kiiremana seisuse kohaselt jõudnud võitjana aerutamisregati finišisse, kui numbri all 25 Roman Morozov, numbri all 124 üle finišijoone Igor Lütšov, Sankt-Peterburi esindaja, numbri all 103 üle lõpujoone Daniel Rudõk ja kanuumeestest teisena numbri all 36 Madis Vitsut jõuab finišisse. Siit on tulemas siis vahva kostümeeritud neljane naiskond numbri all 114 Küllirootsi, Ülle Utsal, Jane Koor, Merike Muru on täna siis suurepärase sõidu käinud ja naiste neljane paatkond selle klassi võitjatena äsja üle finišijoonel, kui näeme, et kanuumeestest praegu hetkel kolmas mees, seda siis Joosep Karlssoni
ning Mihkel või Madis Vitsuti järel on jõudmas finišile lähemale ja seal on peal number 42, kui ma märkan, nii ka on, ja Andreas Baum, meie noorema põlvkonna A vanuseklassi noormehega Pärnu Kalevi spordikooli Pärnu linna esindajaga tegemist on. Andreas Baum väga tugeva sõidu täna teinud ja kahe siis vanema konkurendi järel on saavutanud täna siis kanuudel kolmanda koha kui 51 Natalja Tortsova ja naiste võitjana üle finišijoone. Nüüd tullakse küll tihedalt numbri all 10 Edgar Kesvatera, näeme seal veel ka numbri all 127 ja 115, numbri all 127 finišis Roman Venhoff ja numbri all 115, kui ütlesin, Tiit Tikerpää, Vahurutsar, Kunno Ploom, Sulev Puusaar on siis neljane kanuu jõudnud kohale number 910 ja numbri all 9 siis Rannar Jansson üle finišijoone 23 ja 53, 23 Mattias Meristevi, numbri all 53 on naistest jõudnud siis Anastasia Pšeniksna ja finišisse Tasja siis teisena. Tasjal on tänavu vaheaastaga, tegemist on ju aastaid Eesti aerutamise paremiku sisal kuulunud naissportlasega tegemist, kui numbri all 56 Jekaterina Kripšinina on jõudnud finišisse samuti ja numbri all 37 on lõpetanud täna distantsi Mihhail Poltsov, seal numbri all vaatame, mis veel, paat number 121 ja selle numbri all siis üle lõpujoone Urmas Varm, kes Põhjamaade seenioride meistrivõistlustel meile medali toonud mees ja numbri all 116 Georgi Orlov jõudnud pärale, numbri all 17 on täna distantsi lõpetanud Karmo Siim. Nette Baum on B vanuseklassi needudest, kas täna kiiremana päral selgub õige pea. Numbri all 96 Maksim Spirkin on lõpetamas distantsi ja Maksimi järel numbri all 55 Jelena Nefjodova, tema on siis A-klassi neiu Tallinna Põhjakotka spordiklubi esindaja ja kanuudel tulemas numbri all 38 Mihkel Vitsuk nüüd on meeste ühe kanuulsõitja ja Mihkli järel numbri all 19 on lõpetamas Jakub Klinov distantsi A-vanuseklassi noormees ühe süstal ja numbri all 120 praegu lõpujoont ületamas Martin Ilumees Stert Vähesoo veteranide kahese süsta koosseisus ning ühestest tulemas õige pea üle finišijoone numbri all 68 Deniss Grebinčiko. Denissi järel vaatame siis järgmine ühene süst tulemas, kui ühtekokku 142 alust ja täna veele startis ja numbri all 18 Eduard Danilov on ületamas lõpujoont ja Eduardi järel, kas meestel märkame seljas numbrit 88, kui see niimoodi oli, siis selle numbri all täna ei, siiski 80 oli ta 86 numbri all siis Timur Danilov, vaatame numbri all 35, lõpetamas siis Ivan Solovjov, Ivani järel numbri all 111 Svetlana Solovjova, Veronika Orlova üle finišijoone numbri all 102 Martin Helmet, numbri all 80 ületab finišijoone äsja siis Vitali Tšervjakov, Vitja järel seal nüüd numbri vestüll jälle numbri all, näitab mulle mees 63, märkasin seal numbri all 63, Nadjezda Mihhailova, Larissa Ignatjeva on jõudnud finišisse pärale ja näeme, seal on siis kaks ühe süsta omavahel konkureerimas ja selles finišiduellis jääb kõige napimalt peale Mihhail Sorokin teeb sellise finiši siis väikese kiirenduse tehnilise võtte ja numbri all 31 lõpetab tema järel Jevgeni Sõõritski lõpetamas distantsi ja seal näeme neidudest numbri all 57 Arina Arusoo on A-vanuseklassi Narva neiu lõpetamas distantsi ja näeme kohe tema järel numbri all 60 samuti neidudest Kristiina Lvova B-vanuseklassi neiu Narvast on lõpetamas ja nüüd tullakse väga tihedalt ühesed paadid siin lõpujoont ületamas kelledest 29 ja 76, märkasime numbri 29 Ivan Krolov, numbri 76 Viktoria Jassova ja Vika järel numbri 123 lõpetas siis Aleksandr Korženjakov täna distantsi numbri 59 mõni hetk tagasi Elina Kahre lõpetas numbri 50 kanuumeister Karl Daniel Haidaku järel numbri 58 äsja üle lõpujoone Eleri Vilja. Ja kanuu
teistes siis numbri all 40 Vjatšeslav Garbov Narva. See on meil, ai jaa, 66 on mul millegipärast protokolli saugu koht tekkinud, 65 ja siis on number 67, nii et nii on väike trükikurat sisse tulnud ja ega midagi teha, oleb number 46, aga Maksim Medvedjev B vanuseklassi siis kanuu peal sõitev noormees lõpetamas distantsi numbri all 54 neidudest Marian Luurich ühe süstal Tartu klubi esindaja ja numbri all 73 Nikita Virunen Narva noormees lõpetamas distantsi ja 2 neidu näeme lõpus kurdiseb peale numbri all 78 Milena Metis ja Milena järel numbri all 104 lõpetab täna distantsi Anastasia Lvova ja numbri all 28 äsja ületab lõpujoone Margus Mauer ning numbri all 100 vaatidest Mark Grigorjev ühe kanuu Tallinna Põhjakolkas spordiklubi esindaja ja järgmisena tulemas numbri all 97 Robert Tikhomirov Tallinna Põhjakolkas C vanuseklassi ühe süsta poiss või numbri all 64 Deniss Tikhomirov üle finišijoone B vanuseklassi kanuul sõitev noormees täna distantsi, kui vaatame seal siis kes meil tulevad. Nii, Raido on jõudnud finišisse ja kes seal Raido ees, Raido Ränkel või kas oli siin või natukene vara veel, ütlesin meie suusamehi finišisse tulevat, aga näeme, et numbri all siis need hinnanumbrid siit kalda pealt natukene halvasti jälgitavad, aga vaatame siis paadinumbrid. Seal number 81 vähemasti lõpetas siin mõni aeg tagasi Polina Parubok ja Polina järel siis praegu ka numbri all 43 üle lõpujoone Kirill Lihašenko ja Kirilli järel numbri all 63 lõpetab distantsi Tatjana Mansjuk ja vaatame numbri all 88 on siis distantsi Albert Arlov lõpetamas numbri all 86 Timur Danilov ja Timuri järel numbri all 32 on täna finišis ka Maksim Varisankov. Nii et need, kes siis on rinnanumbriga on 200 ees, nii et oligi 61, ikkagi oli Raido Ränkel ja Ahti Reimund. Siin Reinup jõudis finišisse ja vaatame, kes siis praegu 282 on tulemas Asko Tamme, nii et nüüd sain ka nende numbritega järje peale ja numbri on 47 Aivar Arusa lõpetamas. Nii nagu abikaasa Tõnugi seda tegemas on ja vaatame numbri all kas 57 ehk 257 Valentin